ja nüüd on mees vees, siis selle kohta on sul, selle kohta on siis see, et mulle alati meeldib seda näidet tuua, et võib-olla mäletate, üks auto sõitis vanas Kalasadamas mingi paar aastat tagasi sinna basseini sisse ja 2 totti istusid seal pagasliku peal. Ma ei tea, keegi teist ei olnud igaks juhuks küsi. Möödakäija otsustas aidata, võttis laeva pealt, mis seal kai ääres seisis, rõnga ja viskas sellisel kujul vette. Sellisel kujul tegevus igati oli hea, aga sellisel kujul rõngas on ühekordne, siis sa ei saa teda tagasi. See, mis siin sees on see, mis meil on vajalik selleks, et rõngast ka tagasi saada. Üks ämblik on ka. No, kui tahad, saad märjaks. Ehk siis siin sees on viskeliin tegelikult. Ja nüüd, kui inimene on vette kukkunud, siis põhimõtteliselt te võite selle kas hoida käes või panna jala alla, kuidas endal mugavam on. Kui te rõngast hoiate nöörist, lendab natuke kaugemale, kui te hoiate niimoodi, lendab täpsemalt. Kui on inimene vees, siis proovige talle mitte selle rõngaga pihta visata, selles mõttes, et muidu on suhteliselt valus, et meil on kiivrid merepäästes sellepärast, et me rõngaga pihta ei saaks. Aga ja proovige siis see ots jätta viskamise suunas ja visata mööda. Ja nüüd see uppuja võiks näha selles pääsemisvõimalust ja selle otsani ujuda esiteks ja siis võtta see rõngas endale kuidagi sinna kinni. Ja siis lihtsalt selle otsaga saab ta siis nii-öelda kai äärde tuua. Et ärge kätt jah andke ja kaugemale te ei ulata ka seda kätt andma. Nii, aga siis nüüd on, et seda võime seal otsa peal, kes tahab, saab proovida, seda ei pea tagasi kerima. Pärast on see, et see ots läheb lihtsalt siia järjest nagu topite sisse tagasi. Kui teil on aluse peal on viskeliin, mis on koti sees, täpselt samamoodi käib. Seal on üks kork on otsas, mis annab talle selle lendavuse raskuseks ja siis saate viskeliiniga ehk inimese kätte. Kui te vise ebaõnnestus, tõmbate viskeliini tagasi, see kott on vett täis, läheb uuesti. Täpsemini õnnestub visata tavaliselt niimoodi alt poolt. Muidu mehed on harjunud odaga sellest ürgajast peale nagu ülevalt panema, aga tegelikult täpsemini saab alt visata. Naised panevad alt ja alati saavad uppuja kätte, eks andke naistele visata. Ühe käega võetate randmest, mitte sõrmedest või pöidlast, randmest kinni ja teine käsi, kui ulatab, siis panete kaenla alla. Ja tegelikult ka suhtlemine on hea omavahel, siis on lihtsam tõsta, et 3-4 ja hops välja. Siis kui on kai kõrgem, mis jällegi võib siin ka teinekord olla, kus meil on mingisugune lühem ots kuskil või ei ole. Et paneme nii pidi. Jääb selja tagant ja viska käed üle. Siis ei tõmba vastu kaid korralik ja lase käed alla. Ja nüüd võtke võimalikult alt kinni ja siis ise loete. 2 ja 3. Vaadake, kuidas see on, eks parem. Et nagu vanasti hobust mängiti, aga näiteks tagurpidi et siis kas koormarist või kai ots. Habe on ka küll. Et sellisel viisil saab ka inimese kätte, kui on vähe kõrgem kai. Aga lihtsalt peate nii palju vaatama, et enam kas ühe raksuga saate ta välja tõsta ära. Aluse peal